Tere! Te vaadate 25. septembri saadet. Täna räägime teadusvõistlusest ja muusikast. Head vaatamist! Tänases rubriigis üks küsimus vastab Kohtla-Järve gümnaasiumi direktor Hendrik Agur. Küsimus on, miks on tänavu Kohtla-Järve gümnaasiumis ligi poole vähem õpilasi kui mullu? Tõsi on see, et Kohtla-Järve gümnaasiumis alustas õppetööd sel aastal poole vähem õpilasi, nimelt 166. Sellel aastal lõpetas 102 abiturienti gümnaasiumi, juurde võtsime läbi tiheda konkursisõela 46 õpilast ja umbes 100 lahkus, kes oleks võinud jätkata G1 või G2, seetõttu, et kas ei saanud oma õppimisega hakkama või neile oli liiga raske siin õppida. Kindlasti võisid olla ka keelelised ja kultuurilised põhjused. Esimene aasta oli selles osas küllaltki ränk, aga meil on nüüd uus võimalus jätkata väga motiveeritud õpilastega. Riigigümnaasiumid hakkavad järgmisel kevadel meie koolis võistlema täppisteaduses. 6 meie kooli esindavad õpilast selgitati välja koolisisesel võistlusel. See konkurss paneb proovile noorte koostööoskuse, noorte ülesannete lahendamise oskuse ja üldse probleemidega nagu toime tulemise. Et kui tavalises olümpiaadis enamasti pannakse proovile õpilaste nii-öelda faktiteadmisi, valemi tundmisi ja teooria tundmist, siis selles võistluses pannakse proovile õpilaste nii-öelda meeskonnatöö oskus ja põnevate probleemide lahendamise oskus. Kuidas tuli mõte päevavõistlus korraldada? Eestis toimub nii palju neid klassikalisi olümpiaade matemaatikas, füüsikas, keemias ja bioloogias ja muudes vahvates loodusainetes. Aga nende kuidas öelda, olemus on väga klassikaline ja mõtlesime, et käime ajaga kaasas ja teeme siukse vahva ürituse nii-öelda inspireeritult natukene ka nii-öelda selle Rakett 69 saatest, aga mitte päris, et midagi siukest. Missuguste ülesannetega peavad osalejad hakkama saama? Need ülesanded on oma olemuselt loodud nii-öelda meeskonnale. Et individuaalselt neid ülesandeid nii-öelda saaks lahendada, aga on vaja ikkagi meeskonnatööd, on vaja kasutada kommunikatsiooni omavahel, suhelda ja siis selle suhtluse käigus nii-öelda leida ühiselt nendele probleemidele nii-öelda lahendus. Kuidas te arvate, et te saate täna testiga hakkama? Ma arvan, et jah, saime hakkama. Ma arvan, et see oli liiga lihtne test meie jaoks. Ja ma arvan, et ma sain täna testiga hakkama. Enamus ülesannetest olid suhteliselt lihtsad, kuid mõned tekitasid, ütleme, selliseid segaseid emotsioone. Ma arvan, et ma sain hakkama küll. Kõige raskem ülesanne oli ülesanne tünnidega, sest ma ei saanud sellega hakkama. Ja see oli minu jaoks ka raske ja viimased 2 ülesanned olid ka päris rasked. Minu jaoks oli kõige raskem viimane kaablitega ülesanne, aga lõppkokkuvõttes tuli välja, et see oli kõige lihtsam lahendus. Lihtsalt võttis veidi aega. Minu arvates kõige raskem oli esimene ülesanne, mis oli tünnidega. Uudised muusikamaailmast. Ameerika päritolu alternatiivrock-bänd The Neighborhood kinnitasid uue albumi väljatuleku kuupäeva, milleks on 25. september. Albumi nimeks saab Chip Chrome and the Monotones. Hetkel lasi bänd välja juba 4 laulu uuest albumist. Lisaks tuleb 25. septembril välja ka kauaoodatud George'i album nimega Nectar. Album pidi esialgselt välja tulema 10. juulil, kuid see lükati edasi sügisesse. Laulja George'i postitas oma Instagrami albumi tracklisti ning selgus, et album koosneb 18 loost, millest 5 on juba väljas. Vene hip-hop esitaja Husky avaldas uue laulu nimega Beskonichny magazin, mis tähendab eesti keeles lõpmatu salv. Sellel aastal loodavad fännid ka uue albumi väljatulekule. Sellised olidki meie tänase saate teemad. Täname vaatamast. Uute lugudega oleme teie ees juba järgmisel reedel.